Suur tänu. Tervist! Peale lõunat, peale nii maitsevaid toite ma katsun hoida niimoodi veresuhkrut piisavalt õigel tasemel. Aga kõigepealt suur tänu kutsumast, suur tänu juba hommikuste sessioonide eest ja nagu ma juba siin ütlesin, et kui ülikoolis peaks üldiselt olema niimoodi, et kõigepealt loetakse algkursus, siis on keerulisemad kursused, siis tuleb ühesõnaga praktika ja siis antakse diplom, siis täna tundub, et on kõik tagurpidi, et see, mida ma tahan rääkida, see on laias laastus praktiliste näidete varal just Aave poolt ära räägitud, aga ma siis teen oma parima, et üldistada mingit pidi seda juttu, üldistada seda tasemele või tasandile Eesti majandus ja vaatame, kuidas välja tuleb. Nüüd, miks ma siukest juttu räägin? Kes ma selline olen siin? Mul täitus 1. august 25 aastat tagasi. Ma sisenesin nagu Ameerika filmis, lihtsalt koputasin uksele ja sisenesin tolleaegse Põhja-Eesti Panga kaadriosakonda, just nimelt kaadriosakonda, mitte personaliosakonda, kus ootamatult oli personalijuhiks Lasnamäelt, kus ma olen üles kasvanud, KB treener, kes mind nähes, Robert, mis teed siin? Aga see ei olnud esimene koht, kus ma käisin. Ma ütlesin, ma olen hästi tark, ma tahaks tööle tulla. Vana sa oled? 16. Okei. Aga asi läks niimoodi, et 1. august 1994 ma tõepoolest Põhja-Eesti Panka poole kohaga praktikandina tööle läksin ja sellest täitus selle aasta siis augustis 25 aastat. Ma olen 25 aastat olnud pangas, aastast 1. jaanuar 2015 kuni siis 17. juuni 2019 Swedbanka juhatuse esimees. Hetkel ei ole juhatuse esimees. Asjalikuma poole peale tagasi minnes samal 94. aastal mul oli selline kohtumine. Küberneetika instituudi väga nõukaaegses koridoris, või mitte koridoris, vaid toas, mis on ka täna enam-vähem samasugune, Mustamäel näeb välja. Aga siis ta oli veidi värskem. Me lahendasime oma juhendajaga mingit sellist ülesannet, et siin oli mingisugune selline poolkera ja seal peal oli mingi pulk, mis kõikus kuidagi, siis me pidime midagi rehkendama, et umbes, et millal kukub pikali või midagi sellist. Ja siis minu juhendaja, ja siis tuli sinna üks mees, väga soliidne, hall seitel, prillid, väga vormis, selline lühemad kasvu mees, vaatas meie seda jooniseid seal niimoodi ja ütles, et no poisid, et päris ebastabiilne värk või mis? See oli väga raske ülesanne. No tõesti seal see kõikus ja seal pidi mingis neid dünaamilisi võrrandeid lahendama. Üldiselt oli raske ülesanne. Ja et no saame hakkama. Siis läks see mees ära ja siis mu juhendaja küsib, et Robert, tead, kes see oli? See oli Teaduste Akadeemia president Jüri Engelbrecht. Niisugust asja pole küll. Mul on elus vedanud. Mul on vedanud, et ma sattusin tollel veebruarikuisel hommikul või peale lõunal, ma ei mäleta täpselt. Kaadriosakonnas kabetreener Irma Otsa, kes võttis mind käe kõrvale ja viis mind 94. aastal Põhja-Eesti Panga tresoori, ehk siis kes vaatas seriaali Pank, siis sinna kohta, kus tegevus toimus, mitte küll sama pank, sinna panka ma läksin 98. 1. veebruar. Aga selline sündmus leidis aset, mul meeletult vedas, aga üldiselt, kui te mõtlete enda karjääri loo peale tagasi, siis kindlasti näete seal ka mingit sellist õnnefaktorit, muidu ei oleks ju võimalik. Mul meeletult vedas, et ma sattusin asjaolude kokkulangemisel läbi füüsikaolümpiaadide Küberneetika instituuti, et ma sattusin Jüri Engelbrechti osakonda, ta ei ole minu juhendaja, aga ma sattusin tema osakonda, kes oma akadeemilise julgusega mind võttis omaks ja lasi sellisel majandusteaduskonna mehel või tüübil pigem käia. Ja kuidagi tundus asjade täiesti loogiline jätk, et ma 2001. aastal taskus majandusteaduste magistripaber, astusin Tehnikaülikooli tehnilise füüsika eriala doktoriõppesse
Tänu Jürile ei visatud mind vastuvõtukomisjonis uksest välja, vaid võeti vastu hoopis. Tõsi küll riigieelarve välisele kohale. Aga, ja selle õppe ma ka tehnilise füüsika erialal 2005 lõpetasin. Mul on vedanud meeletult elus, et mind on elu kokku viinud selliste kolleegide, selliste juhtide, selliste väljakutsetega. Ja kõik see, mis ma räägin, on kombinatsioon seal samas Küberneetika instituudis, aga mingit pidi ka laiemalt omandatud tehnilistest kompetentsidest, mis puudutavad komplekssüsteeme, mittelineaarseid protsesse ja elu enest ning praktilises kokkupuutes Eesti ettevõtjatega saadud praktiline kogemus. Ma olen kohtunud ma ei tea, 10 või 100 Eesti ettevõtjatega. Minu ots kõik need lood on individuaalselt fantastilised, individuaalselt väärivad mitte mälestuskive, aga raamatuid ja talletamist ja kollektiivselt ka, et kes see seda Eestit ikka kes see seda siis arendab, kui mitte meie ise. Ja selle asja sümbioosis ja kokkuvõttes mul aeg-ajalt tekkinud tunne, et peaks haarama pliiatsi ja midagi paberile panema. Ja selline, kui selline tunne juba on, ega siis see pastakas sinna vagusi ei jää. Ja siis need lood saab ära kirjutatud. Ma olen kuni aastani 2009 avaldasin peamiselt tehnilisi pabereid rahvusvahelises füüsika ajakirjades. Nüüd peale seda mu programmeerimisoskus on väga roostes, ja et ma Exceliga hakkama saan. Aga see vastu olen pööranud pilgud rohkem sotsiaalteaduste, sotsiaalsete protsesside ja siit loomulikult majanduse ettevõtluse peale, millega ma ju tegelikult olen tegelenud. Ja siit see üldistus tuleb. Nii et siin selle jutu taga on teie lood, paljudega või mitmetega teist ma olen pangaaegadel ka kohtunud. Selle jutu taga on osa tuletistega diferentsiaalvõrrandid, mida me lahendasime, mis on ausalt väga koledad. Aga selle jutu taga on ka sadu tunde raamaturiiulis, lihtsalt asju mõtiskledes. Nüüd kogu selle jutu üks küsimus. Me sattusime jällegi vedas, inimesed veab mõnikord, helises telefon, hästi külm veebruarikuine hommik oli, siin samas Tartus, helises telefon, vaatan mingi lauatelefon, pole keegi ammu helistanud lauatelefon, ta on toru vastu, tervist, ühend on Toomas Hendrik Ilves, tõusin püsti hotellitoas, kus ma olin. Tervist, et Robert, et Toomas siinpool, et kas tuleksid meie mõttekotta. Ja seal me Raivoga ka aastaid olime. Küsimus, mis on õhus, oli õhus, on tegelikult täna ka õhus. Mis on väikeriigi konkurentsieelis? Mis on väikeriigi konkurentsieelis? See on see küsimus, millele ma olen vastust otsinud ja mis on ka inspireerinud päris palju neid lugusid kirjutama. Ja kuigi siin on see jutt baseerub mitmel esseel, siis ma katsun sellest ikkagi ühe terviku välja teha, välja võluda ja selle proovida teile tuua. Pealkiri on, et milleks ja millist teadust on Eesti ettevõtlusel vaja. Ei, ma ei hakka lahkama seda mingit 1% teaduslepet ja midagi muud sarnast. Ma ei hakka sellist, see on tehniline nüanss minu meelest, et kas number nii või naasugune. Küsimus on palju sügavam. Küsimus on, et teadus, kas on isoleeritud ruum ja küsimus on väga palju selles ju, et veel kord, milline on väikeriigi konkurentsieelis. Mis on meie võimalus? Ma kirjutasin 2014 nüüd juba akadeemiasse ühe loo, mis rääkis pealkiri oligi Eesti majanduse visioon ja siis umbes 20 leheküljel sai maha märgitud, et Eesti majanduse visioon võiks olla hajutatud riskide ja vähese vaesusega. Ma endiselt olen kõigega sellega nõus, mis ma sinna kirjutasin. Ma endiselt arvan, et väikeriigil tänapäeva maailmas, mis on tänu internetile, tänu globaliseerumisele niivõrd üksteisest läbi põimunud, ei ole võimalik väikeriigil teha panuseid, nii-öelda all-in panuseid ühele või teisele või kolmandale sektorile,
väikeriigi konkurentsieelis on olla sellise majanduse struktuuriga, et kui üks või teine ettevõte, mis on eriti halb, kui on üks ettevõte, või üks või teine sektor pihta saab, siis teised jäävad elama. Siin on kasutatud selleks mõistet nagu internetimajandus. See tähendab seda, et kui üks server internetis maha kukub, siis internet jääb püsti, sest on hajutatud arhitektuuriga. Minu meelest väikeriigi majanduse ja Itaalia füüsikute tehtud analüüs või terve seeria pabereid, ka suurriigi majanduste konkurentsieelis on see, kus on võimalikult hajutatud. Hajutatuse all, kui ma niimoodi ütlen, siis on ilmne, et eks ma mõtlen mingit pidi horisontaalset hajutatust, et meil võiks olla nagu toiduainete tööstus, metallitööstus, transiit, meil võiks olla see, teine ja kolmas. Ja nii ma mõtlengi, et võiks olla horisontaalselt hajutatud. Aga mitte ainult. Ja väga oluline külg on see, et kui me räägime sotsiaalsetest protsessidest, siis ei saa üle ega ümber sellest, et kõik sotsiaalsed protsessid, enamus sotsiaalseid süsteeme ei ole mitte lineaarsed süsteemid, vaid on mittelineaarsed süsteemid. Time out, mis see tähendab? See tähendab seda, et kui füüsikalistes süsteemides, näiteks võtame siin konverentsil olevate inimeste pikkuse, mõõdame ära, saame keskmiseks pikkuseks tõenäoliselt mingi 1,70 m pluss miinus, ma ei tea, mis Eesti keskmine on. Ja kui siia tuppa tuleb 2,60 pikem, vist on maailma kõige pikem inimene, siis tema meie keskmist ei mõjuta. See on lineaarne süsteem, see ei mõjuta meie keskmist mitte kuidagi. Samuti, kui tuleb siia maailma lühim inimene, kes on seal kindlasti alla meetri, ka tema ei mõjuta meie ruumi keskmist. Sama kehtib, kui me uurime teisi füüsikalisi parameetreid, näiteks kaal. Kui siia ruumi tuleb maailma kõige raskem inimene, kes kaalub nähtavasti kuskil 0,5 tonni, siis ta tegelikult meie seda kaalu ei mõjuta, mis siin ruumis on. Kuid kui me nüüd võtame teistpidi, mis on meie palgad või mis on meie varanduse väärtus ja leiame mingi keskmise, siis teadmata, kes siin täpselt on ja mis on teie palgad ja varanduslik väärtus, ma võin oma hobuse peale kihla vedada, kui mul see oleks, et kui siia ruumi saabub Bill Gates, siis meie keskmine nihkub paigast. See on mittelineaarne. Tema olulisus selles süsteemis on nii palju olulisem kui kõik meie ülejäänud. Ja see sama kehtib kõikides sotsiaalsetes protsessides. Kui me vaatame mingisugust ettevõtete struktuuri, kui me vaatame, kuidas on jaotunud mingis sektoris käibed, sul on hästi suured, mõned üksikud, ja siis on palju väikseid. Brändide tuntus. Kõik teavad Coca-Colat maailmas. Sama korporatsiooni omandusse peaks kuuluma minu teada selline bränd nagu Linnuse Kali. Seda ei tea keegi. Vähemalt väljaspool siin ruumi. Ja need Linnuse Kalja brände, mida Coca-Cola tõenäoliselt omab, on väga palju. See on mittelineaarne süsteem. Mittelineaarne süsteem on ka kehtiv meie palkades. Järgmine slaid, kohe ma näitan. Näitangi. Näitab Eesti palkasid. Need ei ole küll palgad, need on siis brutotulu ja protsentiilid. Üks protsentiil on kuskil 9700 inimest. Eestis saab tulu umbes 967 000 inimest ja siis üks protsentiil on sajandik sellest. Esimene protsentiil on brutotuluga nõks alla 12 000 euro kuus. Siin on, ütleme, kui teaduslikud akadeemiliselt korrektne olla, siis tuleks siin hästi palju tärnikesi panna, et meetod ei ole ammendav, sellepärast, et kõik ei saa 12 kuud palka ja nii edasi. Ma võtsin lihtsalt aasta protsentiili ja aasta tulu ja jagasin 12-ga. Te näete seda graafikut. Te näete ka seda, et siin keskel minu tagasihoidlik joonistamise oskus proovis teha ühe tulba siniseks. See on 79 protsentiil. See on 79 protsentiil, mis tähendab seda, et 79% meie inimestest saab siis vähem sissetulekut ja 20% saab rohkem sissetulekut. Miks ma ta siniseks värvisin? Selle protsentiili keskmine on 1304, Eesti keskmine mullu oli 1314, ma arvan, et võib enam-vähem võrdsustada. Miks on nii oluline hajutatus on see, et 80% inimestest Eestis teenib sama palju tulu
kui 20% inimestest. Miks see on nii oluline, on sellepärast, et enamus inimesi, ja see on enamus ju, 80% on rajuv enamus, rõhuv enamus, teenib alla Eesti keskmise. 20% teenib või rohkem. Kui me räägime jätkusuutlikust majandusest, siis minu arusaam komplekssüsteemidest on see, et kui me räägime jätkusuutlikust majandusest, siis tegelikult see, mis toimub siin graafikul paremal pool, on iseenesest tore ja sellest saab kirjutada läikivate paberitega lehtedes. Aga päris elu toimub siit vasakul pool. Päris elu, kus elavad enamus meie inimesi. Seega minu meelest on hästi oluline, et kui me räägime ärimudelite keerukusest, siis kõik ei saa hospitalides kirurgideks. Kirurga on üks, medõdesid, ma kujutan operatsioon, ma ei ole meditsiini spetsialist, aga ma kujutan ette, et kirurga üks, medõdesid, ma ei tea, 3-4 ja sanitare veelgi rohkem. Kõik ei saa kirurgideks, ei peagi saama. Minu selge arusaam juba 2014 postuleeritud akadeemia artiklis kõlas, et tõeliselt rikkaks me saame siis, kui me suudame enamusele inimestest pakkuda töökohta, äraelamist, sissetulekut. Ja sellel on ka oma filosoofiline taust, ma olen siin 2 viidet välja toonud. Esiteks Karl Popper, kes postuleerib, et kui meil on võõras inimene, siis ja ta on saab kuidagi hästi õnnelikuks, siis ei ole võimalik, et me suudame talle siiralt kaasa elada. Et jumal tänatud, et ta sai õnnelikuks. Kui võõras inimene ja temaga juhtub suur häda, siis on võimalik talle siiralt kaasa elada, et temaga juhtus suur häda. John Rawls, möödunud sajandi kõige tuntum ta on õigusfilosoof, ütleb, et ümberjagamine on okei, kui sellest võidavad ühiskonna kõige vähem kaitstud liikmed. John Rawls ütles tegelikult, kui täpsemalt öelda, siis ta ütles niimoodi, et teoreetiliselt peaks kuningas valitsema niimoodi, et kõikides oma otsustes ta oleks teoreetiliselt, praktiliselt peaks kuningas valitsema niimoodi, et kõikides oma otsustes oleks ta nõus kerjusega antud riigis kohad ära vahetama. Ja seda ütles Ave siin, ma ei tea nüüd siis 1,5 tundi tagasi, et sa käitud oma tiimiga täpselt nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse. Palun, juba enne loengut on ellu viidud. Vaesuse vähendamine muidugi ei pea toimuma läbi sotsiaalhoolekande eelarve suurendamisest, see lihtsalt läheb mingil hetkel ei toimi pikaajaliselt. See saab toimida ainult läbi lisandväärtuse kasvu. Ja nüüd tagasi, mis on Eesti riigi ülim eesmärk? Keele ja kultuuri säilimine. Need 80% inimestest, kes saavad alla keskmise palka, on see valdav enamus, kes räägivad keelt ja kultuuri, kes elavad, kelle lastele kirjutatakse uusi lasteraamatuid, kellele tõlgitakse teisi raamatuid, kellele vändatakse filme ja nii edasi. Kui meil seda ei ole, kui meil need inimesed võib öelda neoliberaalne majandus, eks ju, et kui Soomes on parem, siis keda huvitab, minge sinna. Kui meil seda ei ole, siis meil ei ole üldse midagi. Nii et minu meelest see vaesuse vähendamine on väga oluline ja fundamentaalselt väga oluline just sellepärast, et tagada inimestele meil siin Eestis ära elamine, et ei tekiks soovi kuskile mujale minna. Siit edasi ma olen tähele pannud, et tegelikult päris palju on olemas selline mõiste nagu õpitud abitus. Ja eriti nagu ettevõtetes ma näen nagu seda võin omal näitel, minu kadunud isa ei osanud teha võileibu. Naeruväärne. Aga ta ei osanud teha võileibu sellepärast, et kui ta seda tegi, siis see ema käest kogu aeg riielda, et miks sa panid tomati liiga paksu, liiga peeniks, siis kogu aeg oli mingi häda sellega. Lõpuks niimoodi 37 aasta jooksul kujunes välja ordnung, et isa ei teinud võileibu. Väga lihtne, see oli efektiivne. Aga see on õpitud abitus. Võileiva tegemine üldiselt, ma võin öelda, ei ole väga raske. Täitsa on võimalik. Õpitud abitus on varmas tulema, kui inimesed minetavad, kas siis tänu tehnoloogia arengule või muudes põhjustes, inimesed minetavad mingit kompetentse.
No me võime naerda, eks ju, et hobusega sõitmine ei ole mingi asjalik kompetents, et selle võib nagu maha kanda, et see on nagu tore hobi, aga see ei ole nagu vajalik kompetents. Ja võib-olla 100 aasta pärast naerdakse meie üle, et näed, et oli saalides inimesi, kes oskas sõita autoga, eks ju, et milleks, et see jabur kompetents. Aga ikkagi ma julgen väita, et tehnoloogia, ma ei ole mingi ludiit, kes seisab vastu tehnoloogilise progressile, aga tehnoloogia sattumine valedesse kätesse on, lugege Orwelli 1984 ja mõelge selle peale, kas tänapäeva tehnoloogia tegelikult on võimeline sellise düstoopia ellu viima või mitte. Ma väidan, et on. 2017 me tõlkisime ära Rachel Botsmani raamatu Keda usaldada ja seal on väga pikk peatükk Hiina kodanikuindeksist, mis mingit pidi ongi sellise mudeli ellu viimine. Inimestel kaob ära huvi ise mõelda, ise otsustada, sest kõik on niikuinii ette määratud. Ma lugesin just, kas oli eilses Postimehes professor Niinemets, Sirbis professor Niinemets kirjutab sellest, et mitte mingit õigustust ei ole jääda lootma Euroopa regulatsioonidele, et me peame ise tegelikult oma otsuseid tegema. That's the point. Siin ongi point. Ise tegemine tähendab ise vastutamist. Samuti tekitab õpitud abitust bürokraatia vohamine. Kui meil on väga palju reegleid, siis ükski normaalne inimene ei jõua need kõike läbi lugeda, meil on väga palju reegleid, siis on õpitud abitus, seda ei tohi, seda tohib ja nii edasi. Talupoja mõistus kaob ära. Kas hunte tohib lasta? On siin mõni jahimees? Võib. Iga päev võib kõmmutada nii palju kui tahad. Ei või. Mingi regulatsioon on selleks, ma enam-vähem tean, et mingi perioodi jooksul võib ja see on mingid kvoodid ja nii edasi, karusid kindlalt ei tohi lasta nii palju kui süda kutsub. Ei, nii palju kui süda kutsub. Ei, nii palju ei tohi. Aga selleks on meil vähemasti, ma arvan, 30 lehekülge regulatsiooni on jahinduse seaduse, siis on mingid määrused, mis kehtestavad load ja nii edasi. Kerigi nüüd aega 150 aastat tagasi. Talu peremees, kui hunt tuli loomadele kallale, lasti maha, kui neil püssid olid. Aga muidu üldiselt kõik said aru, et kui hunte liiga palju lasta, siis ta viib looduse tasakaalust välja, et see ei ole mõistlik. Talupoja mõistus inimestel oli olemas. Ma postuleerin, et kui ühiskonna huvides, ja see on jutumärkidesse pandud, piiratakse liiga palju kas vaba mõtte teostust, siis see piirab teadlaste huvi toimetada, avastada, katsetada, aga eelkõige käega katsutavalt ettevõtjate huvi samamoodi katsetada, piirata, teha, kaasata uusi kompetentse. Väidan, et inimeste isetegemise ja isemõtlemise oskus on hapnik, ilma milleta läänelik ühiskond ellu ei jää. Mis nüüd Eestisse puutub? See üldiselt oleks nagu kõik hästi. Meil on tööhõive, natuke kõigub, aga ütleme 667 000 inimest, millega me oleme Euroopa meistrid, eriti 50–74 vanusegrupi hõivatuses. Nooremates gruppides me päris esimesed ei ole, aga top 3 kindlalt. Töötuse määr 5,1, brutopalk 1419 eurot teises kvartalis, 2011-18 keskmine palk on kasvanud 6,6%. See on väga kiire palgainflatsioon. Ma ei ütle, et see on halb. See ei ole halb, sest Soomes on veel kõrgem. See ei ole halb. See lihtsalt tähendab seda, et kuskilt peab see raha tulema. See raha ei tule pangaautomaadist seinas või kuskilt sealt puu otsast, see ei kasva. See raha peab kuskil tulema. Ainus koht, kus raha tuleb, on ettevõtlus, kes maksab makse, maksab tööjõumakse ja loob lisaväärtust. Ärimudelite areng, eriti just tööstussektoris, ei kannata pikaajaliselt sellist inflatsiooni välja, sellist palgakasvu välja. Nii palju, kui ma olen ettevõtjatega rääkinud, aastast 2011 on pidev probleem, et meil ei ole tööjõudu. Ja see lahendamiseks on 2 ventiili. Variant A, piirid lahti. Variant B, tõstame ärimudelite keerukust, liigume üles oma kodumaise tooraine väärindamisele, mida sa just rääkisid. Variant A on vaieldamatult lihtsam. Aga lihtsalt on küsimus, ja see on nüüd hästi valus küsimus, on see, et kellele me seda Eestit siis ehitame ja mis keeles see rahvas siin räägib. Kas ärimudelid läheksid keerulisemaks ja saaksime maksta rohkem palka, kui seda survet,
ei oleks. See surve tekibki, ettevõtjad on selles mõttes huvitav liik, et surve tekibki läbi surmahirmu. Me oleme natuke uurinud, et finantskriisis Eesti päritolu kapital, Eesti päritud ettevõtjad üldiselt läks paremini, sest oli selge, et mitte keegi mitte kuskil appi ei tule ja pidid ise välja rabelema. See on tänane seis. Nüüd ma mõtlengi, et miks, kus siin teadus tuleb? Ärimudelite keerukuse areng ei ole kunagi selline lineaarne protsess, et eile tegime meetrikraavi, eks ju, ja nüüd täna teeme 10 sentimeetrit rohkem. See ei ole lineaarne protsess. See tähendab seda, et on kraavi kaevatakse, meeter, siis tuleb kopp ja teeb 10. Kõik võimalikus innovatsioonis on sees hüpped, füüsikud nimetavad bifurkatsioonideks. Eesti päritolu majandusteadlane Tõnu Puu, kes on Uppsala ülikooli professor, tema lahkus 44. aastal 9-aastasena paadiga Rootsi, väga huvitav elusaatus. Peaks olema Eesti soost kõige tuntum majandusteadlane maailmas, kes 89. aastal kombineeris kaose teooriat majandusprotsessidesse. Tõnu Puu graafik on see, ma küsisin lubada käest, Tõnu on Jüri Engelbrechti sõber või kuidagi, ja siis ma sain temaga kokku saanud. Tõnu modelleeris innovatsiooni umbes sellisena. Sul on mingi omadus ja siis tekib hüpe ja ta läheb järgmisel tasemele ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Innovatsioon kunagi ei ütle, kus ta tuleb definitsiooni järgi ja siin oli, kas teil oli vist graafik, mis defineeris teadust, süsteemne protsess uue teadmuse leidmiseks. Paraku me ei tea, kus see täpselt tuleb ja mis see võib olla. Või nagu Andi Hektor kirjutas Postimehes nüüd küll üks päev, et või mõnikord võid vannis olla või spaas olla kuid, aga heurekat ei tule. Ja ma ei räägi ka ajatabelite täitmistest ülikoolides. Kirjutasin 2016 ühe tehnilisemat sorti paberi, mis analüüsis neid küsimusi ja mõtles, et hüva, et meil on nagu Eestis mingisugused teadlased ja ütleme geeniteadus ja nii edasi. Ja siis meil on ettevõtlus. Ja siis me hakkasin mõtlema, et majanduskasvu mudelit, majandust üldiselt modelleeritakse selliselt, et majanduse väljund on võrdeline ressursside ja arengutaseme korrutisega. Ressursid klassikalis mõistes on tööjõud ja kapital ja arengutase on siis mingi muu asi. Ja siis mul tekkiski mõte, et seda arengutaset me võiks ju ka kuidagi modelleerida. Ja siis tekkis mõte, et ma korrutaks kokku majanduse ja teaduse struktuurid. Ja kui need võiks olla ühte jalga käia, siis see arengutase võiks olla kõrgem. Huvitav mõte, testisin, nii oligi. Nüüd, kui ma seda juttu niisugusel kujul räägin, see ei tule vist üllatusena, et meie teadusel ja majandusel ei ole suurt mingit ühisosa. Ja see on nüüd professor Urmas Varblase mantra, ta ütles, et SKT peaks saama suurendada kas 5% aastas, kui me suudaks vähegi neid asju ühte jalga käia. Aga tagasi. Siin selles pealkirjas, kus on põhimõtteliselt on kõik eestikeelsed sõnad, aga kõik on ka võõrsõnad, on kasvumudel on enam-vähem arusaadav, kompleksne, ma ka kirjeldasin, et see üldiselt toimub läbi mingite hüpete, läbi innovatsiooni. Aga mis tähendab endogeenne? Mis tähendab endogeenne? Wikipedia annab sellise vaste nagu sisetekkeline. Majandusteadlased ütlevad, et kasvumudelites kasvukomponent sa saad modelleerida kahel moel. Üks on see, et sa eeldad, et kasv tuleb süsteemist endast, ehk see majandus ise genereerib kasvu. Teine on see, et sa ütled eksogeenne mudel, välistekkeline, et kasv tuleb kuskilt mujalt. Ja nüüd see on nagu väga huvitav koht, sest Eesti-suguses väikeriigis üldiselt võib väita, et enamus innovatsiooni, enamus teaduslikku saavutust ei ole reaalne arvata, et me suudame seal Ameerika tippülikoolidega samme käia. Meil on omad asjad, aga mitte igas valdkonnas. Samuti Eesti ettevõtted, meil on isegi hästi, meil on, eks ju, Hansapank on olnud, Skype, Bolt, TransferWise ja nii edasi. Rahva arvu kohta on neid miljardi ettevõtteid ikka päris palju. Meil on isegi läinud hästi. Aga jällegi, ma arvan, et ei tee kellelegi liiga, kui ma ütlen, et ei tule see innovatsioon Eesti seest. Jutu mõte.
mind saab väga palju kritiseerida selles, et öelda, et ei ole reaalne arvata, et Eestis toimub innovatsioon, sest me oleme nii väiksed, me niikuinii ei saa millegagi hakkama. Võib-olla. Aga mitte keegi MIT-s või Stanfordis või Oxfordis või minu poolest MGU-s ei tegele sellega, et välja mõelda, kuidas me ise Eestis oma majandust kasvatame. Seega mina väidan, et majanduskasvu mudel, mille poole me peaks pürgima, peaks olema sisetekkeline, ehk siis see, et me peaks ise oma ajud ja oma eurod panema iseenda jaoks tööle. Ma olen kirjutanud, et Eesti Nokia on see, et Eestis puudub oma Nokia. Meil on hästi ajutatud majandus. Kuidas on lood teadusega? Ma ei oska vastata. Majandusteadlased väidavad, et pikaajalise arengu tagavad eelkõige investeeringud inimkapitali, see on kompetents, koolitus, kompetents, seetõttu ma arvan, Anu, see, mis sa teed siin täna selle konverentsi pidades, on äärmiselt tänuväärne. Tehnoloogiasse investeeringud. Aga see on ikkagi kokkuvõttes isegi, kui ettevõtja ostab oma tehnoloogia sisse ja su näitevaral, ega sa nüüd seda arvutiga juhitavat söötmissüsteemi ise te kokku ei keevitanud seda, selle ikkagi tegi mingi Saksa ettevõte, eks ju. Ja võib-olla Tartu IT-poisid integreerisid seda, võib-olla see oli ka Saksa ettevõte, aga kokkuvõttes need on sinu notsud, kes sealt söövad. See on point. Me peame oma tehnoloogia sisse ostma. Mul on siin slaidil ka kirjas, et tõenäoliselt see ei ole sugugi odav. Tõenäoliselt ei olnud, eks. Aga kui seda ei tee, siis ellu ei jää. Teaduse majanduse lähendamine, ideaalmudel oleks ju see, kui kohalikud kapitalistid suudavad kommertsialiseerida kohalike teadlaste loodud intellektuaalset omandit. Praktilisest küljest on see väga lihtsasti kritiseeritav hüpotees, sest esiteks meil ei ole, nagu öeldud, teaduses ja majandusel suurt mingit nagu ühisosa, me peaks sisse tooma kompetentsi ja nii edasi. Loomulikult toome, aga kokkuvõtteks, mis on eesmärk? Milleks me teeme seda? Me teeme seda selleks, et minu poolt näidatud graafikul 80% inimestest oleks töö ja elukoht. Mis on üldse hariduse ja teaduse eesmärk rahvamajanduse tasandil? Ma väidan, et see on jätkusuutlik areng. Ma väidan, et kultuuriökonoomika kui selline, siis ainet vist küll kuskil ülikoolis ei õpetata, aga kultuuriökonoomika on tugevalt mittelineaarne. Mida me teame Rooma riigi inimestest või majandusest? Midagi teame, Rooma riik on võib-olla vale näide, aga seal mingi linnakene Prantsusmaal, mis me teame? Me teame seda, et ilus purskkaev on loodud. Muuseumis on ilusad maalid. Üle pikema perspektiivi me tegelikult teame heaolu ainult läbi kultuuriväärtuste, mis on loodud. Kultuuri all defineerib Tõnu Puu, et kultuur on kunst pluss teadus. Pikas perspektiivis peaks haridus ja materiaalne heaolu tagama tegelikult kultuuri ja keele säilimise ja arenemise. See on üks mittelineaarne komponent, see on 100+ aastat. Me räägime Jansenist, me räägime Jakobsonist, me räägime nende Koidulast, nemad panid kõva panuse sellesse, et meil on täna eesti keel, mida rääkida. Ma isiklikult arvan, et see, et me hakkasime eesti keeles õpetama ja tõlkisime terve rea oskussõnavara 30. eesti keelde on isegi suurem, on ka väga suur, või suurem on väga suur. Aga lühikes perspektiivis me tegelikult ei tegele sellega, me lühikes perspektiivis tegeleme ainult sellega, kuidas nagu oma materiaalset heaolu parandada. Ja see on mittelineaarne, fookused on mujal. Nüüd küsimus ongi, et mis on ülikooli roll? Ma toon siin 2 ekstreemumit. Kui ülikooli roll on olla vaid teadusasutus, siis tekib kohe 2 probleemi. Esiteks, kuidas seda finantseerida, või kes selle kinni maksab. Ja teiseks, kuidas tagada siis töö enamusele inimestest. Nagu te nägite, jälle 80-20, Pareto 1897 tõi selle seaduse. Kuidas tagada töö enamusele inimestest, kes ei kvalifitseeru õppejõuks või siis teaduriks? Kuidas see tagada? Mis siis juhtub sellise majandusega, mis juhtub kasvumudelis komponendiga L ehk labor ehk inimesed, mis juhtub kasvumudelis komponendiga K ehk kus siia kapital peaks tulema, kui kõik on teadlased. Et ma kujutan ette, et selline ekstreemum ei tööta. Nüüd teine ekstreemum on see, et ülikool kui koolitaja,
koolitamegi rahvamajandusele vajalikke spetsialiste. Aga kes koolitab? Kus see kompetents tuleb? Et sellise mudeli puhul on jälle see, et me oleme kogu aeg ajas paar sammu maas. Rektor Aaviksoo on öelnud kuskil, et Rahvusülikooli mõte ongi Eesti elu edendamine. Hea mõte, mulle meeldib. Aga kuidas siis on läinud või kuidas meil Rahvusülikoolide arendamisega tänapäeval läheb? Kui palju siia raha tuleb? Minu meelest, kui ma pealkirju jälgin, siis või mitte pealkirju jälgin, vaid ka faktid kõnelevad seda keelt, et absoluutses summas rahad on küll suurenenud, kuid suhtena majandusse pidevalt vähenenud. Me ei kõnni oma sammude järgi. Teine probleem, mis ka Andi Hektor nüüd eile välja tõi, on see, et 42% meie teadusrahastusest, aga austus siin ma tahaks, et ühtegi numbrit kivisse raiuda, sest ma olen neid numbrid erinevaid näinud. Aga suur osa meie teaduse rahastusest on mingid abirahad. Mis siis juhtub, kui need ära kaovad? Eriti Euroopa Liidu abirahad, sest teatavasti abiraha antakse nõrgematele, kui me saame paremateks, siis ju see väheneb. Brittide lahkumine peaks nii vähendama teadusraha oluliselt. Mis siis juhtub? No, mul on siin üks näide, mida ma olen siin kasutanud, on see, et majanduskasv möödunud dekaadil oli baseerus ikkagi mingis osas välistele laenudele. Ja siis oligi küsimus, et kui kriis tuli, et kas need laenud olid investeeritud mõistlikult. Eesti näite puhul reaalmajanduses oli. Siin on näha, graafik ütleb seda, et kui sisenõudlus ära kadus, siis hakkas ka vähenema netovälisvõlg ja pankade viivislaenud kasvasid. Ehk maakeeli lihtsalt kraanid läksid kinni ja tekkisid probleemid. Samas Eesti majandus tuli väljus kriisist tänu töötlevale tööstusele, sealhulgas toiduainetööstus, kes suutis kiiresti umbes 6 kvartaliga oluliselt kasvatada väliste turgude osakaalu. Investeeringud, võib öelda, olid tehtud õigesti. Ja siin on hästi palju erandeid, et kindlasti oli ettevõtted, kus ei olnud õigesti ja nii edasi. Aga mis on teaduses plaan B? Mis siis juhtub, kui tõepoolest nüüd 2020 peaks see uus eelarveperiood hakkab ja peaks need Euroopa Liidu rahad ära kaduma? Ma ei oska vastata, aga ma tean seda, mis on vaja teha ettevõtete poole pealt selleks, et ellu jääda, selleks, et rakendada varianti B algses osas. Ma väidan, et jätkusuutlik majanduskasv on võimalik ainult läbi sisemiste investeeringute, läbi inimestesse investeeringute ja inimestesse investeering, see kõlab kuidagi väga halvasti ja tehnokraatlikult. Masinatesse investeering me saame aru, mis on uued seadmed ja nii edasi. Inimesse investeering on see, et tegelikult oleks meil inimesed, kellesse suhtutakse kui partneritesse, kelle juhid juhivad neid nagu siis, et nad oleks nõus teoreetselt oma alluvatega kohad ära vahetama. See on inimestesse investeerimine. Ja loomulikult tehnilised kompetentsid samuti, et sa pead ikkagi mingit pidi oma masinat suutma opereerida ja ilmuma tööle olekus, mis ei oleks kahjulik sinu enda ja sinu tööandja maisele varale. Teaduse arenduse rahastamine, jätkusuutlikkus. Ja kas me oleme loonud siis vastavad professuurid, kompetentsid või oleme eurorahadega ehitanud ilusaid õppehooneid? Mida peaks riik tegema? Paneme tähele, et riik on väikse tähega siin majanduse toetamiseks. Ma julgen väita, et ideaalis mitte midagi. Mulle väga meeldib Deutsche Wirtschaftswunder Ludwig Erhard, siis teise maailmasõja järgne Saksa majandusime, kes siis see oli sotsiaalne turumajandus ja mõte oli selles siis, et iga riikliku sekkumise tagajärjel see on mingisuguse huvigrupi huvides ja kokkuvõttes kaotavad sellest töötajad ja tarbijad. Mulle just meeldis see, et mitte küsimus ei ole tarbijates, et küsimus ka töötajates. See on vaba turumajanduse moonutamine. Ma väidan, et riigikapitalism ei ole ka õige lahendus. Mis pärast? Sest pärast, kui ettevõtja, eraomanik tegutseb, meil on umbes 10 000 ettevõtjat Eestis, ettevõtja, eraomanik tegutseb
ta teab oma turgu, sest ta on eluliselt huvitatud, ta on eluliselt vajalik, et see ettevõte oleks püsti, ta suudab konkureerida, oleks oma toodete teenustega konkurentsivõimeline. Riigi ametnikul ei ole seda elulist seost. Samamoodi eks ju, palgalised direktorid ei ole võrdsed ettevõtjatega, sest ettevõtja enda raha on see. Palgatöötaja, kui koguneb nõukogu, võib selguda, et lahkub töölt. Majanduspoliitika eesmärk üleüldse saab olla ainult Eesti elanike rikkuse kasvatamine ja minu teada parim võti selleks on eluterve konkurents. Me kogu aeg viriseme, et meil on kuidagi bürokraatiat palju ja nii edasi. Aga Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva puhul minu kodukoolis, Tallinna Reaalkoolis toimunud 5 kooli ühisaktusel, mida väises ka Vabariigi president, esines Reaalkooli abiturient. Nime austus ei mäleta, aga ta oli selline kõva poiss, et 12. klassi noormehena ta oli käinud Eesti Vabariigi koosseisus olümpial, sõudja. Nimi ei ole selles mõttes oluline. Tema pidas kõne ja sellise, see oli talvel, eks ju, nädal aega enne Vabariigi aastapäeva on Tartu maraton. Ja pidas kõne, ütles, et käisin just Tartu maratonil. Laskusin mingist mäest alla, vaatan, näe, rahandusminister. Ja niimoodi me koos lõpuni tulimegi. See on nii kõva metafoor. Sa käid Tartu maratonil, sa lased mäest alla ja jõuad rahandusministrile järgi, kellega koos, kes Jürgen Ligi teab, ega ta ei ole ka suu peale kukkunud, kellega koos sa tuledki lõpuni. Ja see on siis enamus distantsi. Need on meie eelised ja ma arvan, me ei tohi seda mitte kunagi ära unustada. Ma arvan, et mul oli episood, kus olid lennukipiletid, tahtsin lennata Istanbuli otselend ja hommikul kuidagi passi, hakkasin tööle minema, et siis kell 3 või 4 või mis kell see lennuk läks. Passid. Ma olen just eelmine päev käinud passi pikendamas. Türki sisenemisel sul pass kehtima 6 kuud. Peale sisenemist minu pass lõppes 5,5 kuud varem ära. Uurisin, et lootus, et mitte mingil juhul sa ei saa, et sa ei saa sisse, eks ju, riiki. Mis siis ikka, läksin sinna passilauda, mis on kuskil seal Vilmsi tänaval Tallinnas. Läksin sinna, tegin hästi ädise näo pähe, ütlesin tere, et äkki saaks uue passi. Muidugi saab millal kella 12. Sain. Tegelikult ma olin kuulnud, kellelgi on varem ka sellised juhtumid juhtunud. Sain. Kujutage ette mõnes teises riigis, ma tean, meil on väliskülalisi ka siin ruumides. Kui see lugu tõlkida, kas see on Saksamaal võimalik 3 tunniga pass saada, kus ei ole vabariigi president või midagi? Ei ole. Ärge unustagem seda, mis meil on head. Tegelikult on tore riik. Ja nüüd suure tähega, mida peaks riik tegema? Siin on ideed, mida on siin erinevates kontekstis varem käsitletud, mingit üllatust siin ei ole, teadust ja ettevõtlust lähendama. Teil oli ennem ka joonis selle kohta, eks ju, ettevõtte ühisalad, nutika spetsialiseerumise meede on olemas, ma tean, et see ei ole küll väga populaarne, aga need on need kohad, kus tegelikult saab luua ühiseid huvisid, ühiseid eesmärke, saab neid vektoreid lähendada, millest me ennem rääkisime. Loomulikult võiks baasfinantseerimist suurendada, mis puudutab ettevõtluslepinguid. Ja siis, kui me räägime ettevõtluslepingutest, siis peaks olema päris ettevõtluslepingud, mitte ettevõtlusleping ei ole Kaitseministeeriumiga, nii edasi. Kodaniku vastutus tudengini eriala valikul, oigu valus teema. Ma kirjutasin kunagi artikli Päevalehte teemal, et miks me viriseme, et arstid lähevad Soome, et riik ju, kui ta maksab kinni selle õppe, võiks ju teha selles mõttes lepingu, et kes läheb siis peale lõpetab, kes on laisk või loll, visatakse välja, maksab kinni, kes läheb kohe peale lõpetamist, siis ühesõnaga pühib kodumaa tolmu jalgadelt, sorry, maksab kinni. Tegelikult koolituslepingud on täitsa normaalne asi. See on jumal. Päevalehe kommentaarium tahtis mind hukata, isegi Swedbanka siseveebis sain sõimata. Et siis ma natuke hirmus oli. Aga mõte on, et kodaniku vastutus ka viia tudengile, isegi kui ta ei pea füüsiliselt ise midagi maksma, see, kui see õppemaksu summa käib kontolt läbi ja sa pead tegema ülekande ülikoolile, ma usun, et see tegelikult peaks vastutust suurendama.
Ja miks mitte riigi kulul koolitada parimaid füüsikuid Oxfordis või ja nii edasi, nii edasi. Me kipume siin, üldiselt kipume endast arvama, et me oleme endistes liiduvabariikidest kuidagi paremad ja nii edasi. Ilmselt olemegi, mis puudutab kõiki objektiivseid kriteeriume. Aga 2007. aastal mul avanes võimalus käia Almatas, Almaty on ta vist nüüd, kus oli teada asjaolu, et sealne president Nazarbajev, keda ma arvan siin Eesti meediaruumis, ütleme see 30 aastat olnud võimul ja siis ta mingi muie näole, saatis iga aasta 3000 Kasahhi noort maailma parimatesse ülikoolidesse, ainust diil oli see, et 5 aastaks tulevad tagasi. 2007. Miks me ei võiks nii teha? Haridusmaastik korrandamine, teadusinventuur, Gunnar Oki raport ja nii edasi. Aga kõik siuksed diskussioonid tavaliselt, kui me räägime, on stiilis, et mida need teised peaks tegema. Mida nemad peavad tegema selleks, et meil oleks parem. Ütleb IT-ettevõtja, et Aaviksoo, me võtaks 20 000 spetsialisti tööle, palun koolita. Ütlevad Tartu Ülikooli füüsikud, et meile ei tule tudengeid, et kus nad on. Lapsi on vähem. Mida need teised peavad tegema? Aga mida mina peaks tegema? Ma arvan, et see loosung lähendame kunsti ja teadust, kultuuri ja teadust või teadust ja ettevõtlust. See loosung on sisutühi, sest enamusele Eesti ettevõtetest ei ole mingit kokkupuudet Eesti teadusega, võime metafoori teha, et kus on rehvivahetus töökoda, et mis ta selle ülikooliga ikka koostööd teeb, eks. Enamus Eesti ettevõtetest ei ole sellises profiilis, et suudaks ülikoolidega koostööd teha ja ka vastupidi, et enamus Eesti, nagu ütleme, ülikoolide või intellektuaalsel omandil, meil ei ole kodumaist tööstuskompleksi, mis seda suudaks ellu viia. Ma väidan, et kui võtta 100 Eesti ettevõtet, palju meil Teaduste Akadeemias liikmeid on, umbes 80, ütleme 100. 100 Teaduste Akadeemia liiget ja 100 Eesti ettevõtjat, vahet ei ole, kas me valime nad juhusliku valimi asemel või võtame seal mingite toppide järgi. Panna ühte ruumi ja öelda, et enne välja ei saa, kui mõtlete, mida koos teha. See on mõttetu. Seal ei ole millestki rääkida. Raha. Meil ei ole, siis räägitakse, et peaks tegema ühe koordineeriva institutsiooni, mis seda kõik hakkab tegema. Mida sa koordineerid, kus sul ei ole ühiseid teemasid, sul ei ole ühist valu ja nii edasi. Ma väidan, et siin toimib kodaniku vastutus selles komplekssüsteemis. Kui mina olen ettevõte, kellel on tarvis andmeteaduse eksperte, siis mul ei ole ühtegi argumenti, et ma ei lähe Tartu Ülikooli juurde, Tehnikaülikooli juurde, ja ütle, et hei, minul on tarvis niisuguseid eksperte, mis teha? Kas paneme stipendiumi? Kas teeme uue eriala, kava? Maksan kinni. Muuseas, see maksab. Minu äriplaanis on tarvis selliseid eksperte, siis ma pean ju koolitama. Ma pean ise leidma need ressursid. Mul ei ole mitte mingit argumente, tahad jala tark ja öelda, et ei, Aaviksoo koolita. Mis ma ise olen teinud? Kas sa panid stipendiumi välja, et sul oleks tarvis või mitte? Ülikooli professorid, Tehnikaülikooli tänane õppeprorektor Hendrik Voll on muster näide. Tema on kõrgharidusega katlakütja, küttesüsteemide professor. Üllatus, Tehnikaülikooli küttesüsteemide erialale ei tahtnud aastaid mitte keegi astuda. Kes see tahab katlakütjaks saada kõrgharidusega? Tänas on üks populaarsemaid erialasid. Miks? Sest Voll võttis jalad selga, käis kõigepealt eliitkoolid läbi, siis käis üldse kõik keskkoolid läbi ja rääkis, et see on tegelikult lahe eriala, energiamajandus, siin on tulevik, see on populaarne eriala. Mis takistab kõikidel professoritel tegeleda sellise küsimusega? Miks takistab värvata? See ei ole nemad, kes peavad tegelema. See on mina, see on minu eriala, see on minu töö. Mis takistab minna Stanfordi ülikool, Silicon Valley, väga hea kooslus. Enamus on väga palju raamatud kirjutatud ja riikliku raha on maetud erinevates riikides, et kuidas seda kopeerida, sest ei ole võimalik kopeerida. Aga mis toimib? Toimib see, et Nobeli preemia laureaat, kui Stanfordi lähed füüsikat õppima, siis sul on õiguspärane ootus, et esimest kursust tuleb lugema Nobeli preemia laureaat. Ja Nobeli preemia laureaat hea meelega läheb,
siis ta tahab näha, seal on kõige teravamad kriidid üldse koos. Ta tahab neid kohe endale saada. Ta läheb ise lugema, sul tekivad kontaktid, sul tekivad sidemed, üliõpilased tahavad välja paista, professor tahab lugeda, sul tekib kooslus. Minul tekkis Jüri Engelbrechtiga 94. aastal selle ülesande lahendamisel kontakt. See oli alguses oligi selline, et tuli üks mees, siis ta läks ära. Täna ma loen Jüri enda ikkagi õpetajaks suure tähega. Ja minul on see võimalus olnud tänu headele juhustele nende inimestega rääkida. Ma tean kontakte õige mitut akadeemikut, aga paljudel ei ole. Ma arvan, sellise komplekssüsteemi loomine, kus igaüks saab anda panuse ja kõige lihtsam panus ettevõtjal või tipptegijal, olgu ta siis akadeemik või ettevõtte juht või mitte ainult ettevõtte juht, osakonna juht, tippspetsialist, kellel on mingi huvitav, kellel oma karjäär on huvitav. See 1 tund minna anda külalisloeng või näiteks küsimus Robert, millal sa viimati ülikoolis lugesid 2 aastat tagasi? Oi, kui piinlik. No nüüd ma sügisel jälle midagi teen kindlasti. See ongi minu vastutus. See ongi minu ise tegemise ilu, see on minu vastutus, see on see, mil moel me saamegi Eesti majanduse jätkusuutlikuks. On see, et meil tegelikult niisuguste kontaktide arv, mis on ülikooli, ehk siis tudengite, akadeemia ja ettevõtluse vahel, see ei tohi olla kunstlik, see peaks olema loomulik. Kui see nii juhtub, siis me tekib teadmuspõhine lähenemine. Ma arvan, 10-20 aastat läheb aega, kontaktivõrgustik on olemas, ma saan pöörduda, et mul on ettevõttes selline probleem, kuidas seda lahendada ja kui sa tead mõnda akadeemikut, ta otsib oma kolleegi välismaalt ja veel kord, me ei ela mingis suletud tünnis, et kõik peab siin sees olema. Loomulikult Marlon Dumas, kes on Eesti kogu andmetöötluse või suurandmete analüüsi koolkonna rajaja Tartu Ülikoolis. Tema ei ole eestlane, ta tuli siia, ta on siin panustanud ja nii edasi. Meil on vaja tippspetsialistest, meil ei ole neid, meil on tarvis kompetentsi sisse tuua, meil on vaja osta tehnoloogiaid sisse ja nii edasi. Aga see, kuidas neid tööle panna, nii et see asi siin kuidagi toimiks Eestis, see on meie enda vabadus ja enda vastutus. Mina tänan.